Nüüd eelnevas osas me rääkisime siis, kuidas diagrammi lisada ja nüüd me oleme jõudnud selle peatüki juurde, kus me räägime diagrammi redigeerimisest. Ehk siis kuidas on võimalik diagrammi erinevaid osasid vormindada, juurde lisada, ära võtta ja nii edasi. Nüüd selleks, et diagrammiga toimetada, tuleks kõigepealt diagramm aktiveerida. Kui diagramm on aktiivne, siis jälgige, et siin menüüd muutuvad. Siin on kõik diagrammiga seotud menüüd. Kui ma klõpsan tagasi tavalise tabeli peale, siis ilmuvad siia jälle tavapärased tööriistaribad. Diagrammi aktiveerimine tähendab seda, et te klõpsate diagrammi peale ühe korra ja siis topeltklõpsuga veel kord. Või kohe topeltklõpsuga. Aga üks klõps diagrammi ei aktiveeri. Nii et see, et te peale klõpsate, see võimaldab, nagu me hiljem räägime, suurust muuta ja teda tõsta, aga kui te soovite diagrammi reaalselt muuta, siis topeltklõpsuga. Ja hetkel me siis räägime kõigepealt, kuidas lisada diagrammile tiitlit. Selle jaoks peaks olema siis diagramm aktiivne, nii et menüüd on vastavalt muutunud ja lisamine menüü ja siin on siis valik pealkirjad. Avatakse teile siis selline aken, kus te saate määrata ära diagrammile pealkirja, alampealkirja, telgedele pealkirjad juhul, kui te soovite. Mina praegu lisan ainult tiitli, ehk siis ülemise pealkirja. Näiteks on see müük 2012 ja seejärel klõpsan sobib. Ja näete, et see tiitel ilusti ilmus siia ülesse. Kui ma soovin selle tiitli nüüd eemaldada või muuta, siis samamoodi võtan võib-olla kõige lihtsam isegi siit samast pealt, kui te soovite muuta, klõpsate tiitli peale ja saate sinna midagi asemele trükkida. Kustutate nende vana teksti ära, nii nagu ikka, ja näiteks trükin, et see on ikkagi müügi aruanne. Klõps eemale on salvestunud. Kui ma soovin teda üldse eemaldada, te võite ka selle raami peale klõpsata ja seejärel klaviatuuri pealt delete klahvi ja seejärel on see tiitel kustunud.